Nii nagu muutunud on inimkond, on muutunud ka erinevad hobid ja kui vanasti käidi näiteks kalastamas, kasutades ritva või siis heal juhul ka võrku, siis tänapäeval käiakse kalastamas. Ei, kindlasti mitte dünamiidiga, vaid kasutatakse selleks tihtipeale ka sellist asja, nagu seda on magnet. Ja loomulikult püütakse midagi muud kui seda päris söödavat kala. Täna lähemegi ja vaatame, kuidas see magnetiga õngitsemine välja näeb. Inglise keelest siis magnet fishing, eesti keeles magnet kalapüük, eks ole. Kasutame me konksu ja ussi asemel siis magnetit. Magnetid on meil erineva võimsusega, suurusega. Paljud püüavad alustavad, ütleme, 200 kilogrammise tõmbejõuga. Meie siin püüame 1400-1600. Ja selle kalapüügi eesmärk on siis puhastada jõge või lihtsalt leida mingisuguseid põnevaid asju, mis hakkavad magnetile külge. Vahepeal see on mingi vana raud, vahepeal võib-olla jalgratas, tõukeratas, võib-olla isegi relv, mürske oleme leidnud. Ütleme nii, et see nüüd küll magnet ei ole, et sellega saab isegi suuremat vaalaskala püüda vist või? See on tegelikult väga hea selline haakkonks, eks ole, et alati magnetiga ei saa kõike kätte ja siis tulebki kasutada konksu. Näiteks konksust on abiks jalgrattaid välja tõmmata. Kuule, aga kas on juhtunud ka kunagi niimoodi, et näiteks kui viskad seda magneti, saad mingile kalale pihta, vastu pead näiteks midagi ja siis selle konksuga lähed tõmbata nagu välja? Või nii hull ei ole veel see asi? Nii hull ei ole. Meil vist ei ole nii suuri kalaparva. Aga seos kaladega on. On või? Ja sellepärast iga kord, kui magnetiga püüad ära, siis selle koha peale tulevad kalamehed püüdma ja väga hästi näkkab. Paljud kasutavad erinevad taktikat. Osad panevad köie ümber käe ja siis viskavad käega, hoiavad kinni. Aga mina isiklikult, kuidas teen ja soovitan võimalusel seo kuskile kinni ja siis sa oled suht mureta ja... No ma just mõtlesin ka, et järsku tuleb siuke vise, et kui panen praegu, siis lendan ise nagu Superman sinna kaasa saab sellega. Ja sellepärast ongi parem. No nii. Ja kui ikkagi midagi tuleb, sa üldjuhul sa tunnetad kohe ära. Oppa! Oi kurat, nüüd jäi kinni. Oota, vaitan. Siin on vaja mingi tokiga on vaja lahti. Oota, ma lähen natuke... Ta on seal servaga kinni. Aga selles suhtes, tõmba edasi sinu leid. Kuule, aga esimese viske kohta pole paha ju. Vaat, kui tunned jakku kõvasti hoiab kihk. Sellest saab teha isegi siklikiivri endal. Noh, kes tahab ära osta? Tutikas. Kui palju on Eestis praegu see hetkeseisuga selliseid magnetiga õngitsejaid, oskad sa meil öelda? Kas ainult siin Tartus seltskond, kes praegu on meiega koos või tegelikult on neid ikkagi juba rohkem? Kindlasti see on, arvan, suurem, kui ma endale ette kujutan, sellepärast, et eelmine aasta sellist gruppi nagu Magnet Fishingut meil ei olnud Eestis. Kui lõime grupi, hakkas kohe kiirelt populaarsust koguma ja praeguseks võib öelda aastaga on sinna kogunenud juba 5000 inimest. Kus kohas on need kõige magusamad magnetkalastamise kohad? Et kas te hoiate neid ka saladuses või tegelikult võite öelda julgelt? Ei hoia saladuses ja me ütleme julgelt välja, et siin Sadamateatri juures on meil alati kõige rohkem näkanud, sellepärast, et siin Sadamateatri asemel oli kunagi siis vana laeva parandustehas ja hästi palju siis metalli loobiti siia. Meil on tulnud näiteks hästi palju informatsiooni, inimesed kirjutavad, et neile näiteks vanaisa rääkis, kuidas sillalt visati alla seal relvi või midagi muud, eks ole, kuidas hävitati mingeid asitõendeid. Ehk siis sillad samamoodi väga magus koht. Kas olete politseiga ka juba koostööd tegema hakanud, et te olete leidnud mingisuguseid relvi, mille abil on võib-olla siin 10, 20 või 30 aasta taguseid kuritegusid lahendatud? Lahendusi, ma ei tea, ma ei usu, et mingi on saavutatud, eks ole, aga oleme üle andnud padruneid, mürske, relvi. Siin huvitav leid oli pistol Makarov. Millised on need kõige suuremad saagid, mida te olete saanud? Autot ei ole leidnud, aga me oleme näiteks huvitav leid oli grill, mis oli nagu täiesti... Põles?
ei, tutikas, suht tutikas. Tutikas grill. Samas, ta oli veel selle pakendi sees, eks ole. Tõmbasime välja ja vaatame täiesti uhke uus grill, eks ole. Ja siis hiljem kaatrimees tuli, ütles, kuulge, et ma siin kaotasin grilli ära, et äkki olete näinud. Erinevalt klassikalistest kalameestest, kes oma neid kõige paremaid kohti hoiavad saladuses, paljastas Edgard mulle praegu siin nii mõnegi põneva detaili. Et nimelt, kui umbes kuskile sinna keskele saaks visatud magneti, on lootus kätte saada seal kas paat või siis mootorratas või roller või mingi siuke asi. 2 sumpsi juba tõmbasime välja. 2 sumpsi tõmbasid välja ja ahah. Kohe vaatame, kas tuleb siit mingi Yamaha või mingi asi. Siuke haug oli otsas ja läks minema. Siin on vist midagi suuremat leitud. Opa! Vendade Villingute firma bilanss praegu taas kord läks positiivseks. Aga toob siis sisse ka ikka hästi? Viimane hind, mis meil oli 205 eurot tonn. Pole üldse halb. Rekord, mida me oleme püüdnud, on päevaga 1080 kilo. 1080 kilo. Ehk siis ühe päevaga põhimõtteliselt panite taskusse 200 puhtalt. Põhimõtteliselt magnet oli juba tagasi teenitud. Magnet oli ja kui nüüd seda nii-öelda tööks võtta endale, siis 20 tööpäeva kuus, 20 korda 200 on ju, see on ju peaaegu 4000, ei mis peaaegu, see on üle 4000 euro isegi. Ütleme nii, et jah, see tasub isegi rohkem ära, kui TikTokis mingisuguseid videoid niisama teha vist. Nii et tasub mõelda, kallis sõber, ja ajaga kaasas käia ning välja mõelda, milliste hobidega on võimalik tegeleda selliselt, et mitte ei mata sinna kõva raha sisse, vaid vastupidi. Õngitsed midagi juurde endale. Meid toetab nüüd Magnetar Magnets. Sooduskoodiga NoJoke10 saate 10% alla igalt Magnetari tootelt. Magnetar Magnets, sooduskood NoJoke10 ja soeta endale magnet juba täna.